Tere head kuulajad, mina olen Marleen ja minuga koos on Mattias. Te kuulete Habe Gümnaasiumi meediaringi õpilaste esimest podcasti ja meil on külas Habe korvpalliklubi võistkonna kapten Gretelis ja treener Elisabeth. Tere! Tere! Kuidas on teie meeleolu praegu? Meeleolu on ärev, ootame teie küsimusi ja oleme valmis vastama. Kuidas ja millal leidsite te tee korvpallini? No mina sattusin korvpallitrenni nii, et tuli kehalise kasvatuse õpetajaks tuli Riivo ja tema siis kutsus kõiki korvpalli ja mina ja siis mitmed mu klassiajad mõtlesime, et läheme proovime ja siis hakkasimegi trennis käima. Mul oli selline lugu. Ma päris täpselt ei mäleta, kuidas see asi oli, aga ma tutvusin juba Elisabethiga siis, kui ta koolis käis. Ja siis ta hakkas meile trenne tegema ja siis me kutsusime ka kõiki sinna trenni ja nüüd me käime seal. No mina mäletan seda nende selles mõttes trennis käimist või trenniga alustamist siis natukene teistmoodi, et lugu oli siis selline, et nagu ma juba varem ütlesin, siis Riivo tegi korvpallitrenni ja trenn oli ikkagi suurematele, aga siis ka üks saatejuhtidest Marleen hakkas käima seal suurte trennis, aga ta ise oli seal äkki algklasside õpilane alles ja see vanuse vahe oli seal nii suur, et ei olnud, hea trenni koos teha. Ja siis tekkis vajadus teha ka väikeste grupp ja mulle anti see võimalus, et kas mina tahaksin treenerina kätt proovida ja siis ma mõtlesin, et miks mitte. Ajasin tüdrukute pundi kokku, kuna ma neid tüdrukuid juba varasemalt ka teadsin, siis kutsusin kõiki trenni ja ühel päeval me siis pihta hakkasimegi. Mis teid motiveerib? Kindlasti see, et ma olen juba nii kaua trennis käinud ja et ikkagi tase on ka juba kõrgemal kui varem. Ja kindlasti koondise kutse, mille ma sain nüüd jaanuaris või detsembris. Ja 2 laagrit on siiamaani ära olnud ja veel ei tea, mis edasi saab. Ja kindlasti muidugi ka hea hooaeg, mis meil praegu oli, et võitsime päris palju ja. No mind treenerina, ma arvan, motiveerib kõige rohkem see, et kui tüdrukud tulevad ikkagi trenni, silmad säravad, on valmis piltlikult öeldes sõtta minuga koos minema, siis see on nagu treenerina kõige parem tunne ja loomulikult nii nagu Gretelis ka välja tõi, siis alati võidud annavad seda motivatsiooni juurde, aga samas ka kaotused, et siis peab treener korrektuurid tegema ja siis on uus motivatsioon, et mida saaks teha paremini ja mida saaks järgmine kord teha teisiti, et ikkagi olla järjest edukamad. Aga mis teid teeb edukaks? Kui palju teil umbes nädalas trenne on? No me teeme 4 korda nädalas iga nädal trenni, millest siis 3 korda on saalitrenn ja 1 korra on üldkehaline ettevalmistus. Aga võib juhtuda, et mõni nädal on mõni trenn rohkem, mõni nädal võib-olla võistlusega seoses on trenn vähem. Aga jah, üldiselt 4 korda nädalas. Et kui teie ütlesite, et trennid on 4 korda nädalas, siis umbes kui kaua üks trenn kestab? 1,5 tundi. Enamasti, kogu aeg tegelikult. Ja, 1,5 tundi, aga no just üks päev ütlesin ka neile, et kui nad ainult korvpallis käiks, et siis tõenäoliselt need 1,5 tunnist saaks vahest 2 tundi või 2,5 tundi või, aga kuna nad lähevad enamasti tantsima edasi, siis ma ei saa kahjuks üle lasta aega. Aga kui rasked need trennid on? Sellised, ikka on, oleneb, kas on mõni mäng tulemas näiteks nädalavahetustel või üleüldse nagu mingi tähtsam mäng. Või kõik mängud on tähtsad, aga kui on just tulemas selle näiteks nädala lõpus, siis teeme ikka kõvasti trenni, ikka väga raskeid trenne. Ja peale mäng enamasti on siuke natuke lihtsam trenn, kus me venitame ja harjutame visketehnikaid ja muid asju. Okei, aga kas teie treener on vahepeal ka kuri? Jaa, kindlasti. Et ilmselt me ei kuulaks ka teda kogu aeg, kui ta päris väga väga sõbralikult räägiks meiega. Ja ma lisaks vahele, et tõenäoliselt kui ma ei oleks karm, siis ei oleks esiteks ka seda punti ja teiseks ei oleks ka tulemusi. Et ma olen ise seda meelt, et kui kõik asjad on hästi sellised vabad ja kuidagi teeme natukene seda ja natukene teist, siis lõpuks
lõpuks sellel asjal ei olegi nagu mõtet, et minu see kuidagi siht on ikka selline, et kui me teeme, siis me teeme täiega ja kui me ei tee, siis me ei tee üldse. Kuidas jaguneb aeg kooli ja korvpalli vahel? Noh, korvpall on ikka, käin ikka 4 korda nädalas ikkagi trennis ja vahepeal on ikka siukest viilimist, aga üritab ikka korralikult trennis käia ja. Ega neil selles suhtes lihtne ei ole, et kui kool on läbi, siis tõenäoliselt kohe peale kooli hakkab trenn, peale trenni algab siis tõenäoliselt muu trenn, sest nad käivad ka enamus tüdrukuid tantsimas ja selle kohta on üks hea väljend, et kui kool hakkab segama, siis tuleb koolist ära tulla. Et kui kool hakkab korvpalli segama. Aga mis on teie plaanid järgmiseks hooajaks? Kindlasti jätkame Estikatel mängimist, mis on siis nii-öelda põhiline, kuna see läheb läbi hooaja, et algab juba septembrikuus ja lõpeb mais, et Estikat kindlasti. Nüüd me mängime järgmine aasta, oleme samm ja aste kõrgemal, ehk siis U16 vanuses, kus me mängime 2008 vahel, et see ütleme läheb veidi raskemaks ja kindlasti ka nii nagu enne sai räägitud, siis üks turniir, et võib-olla isegi 2. Millal on järgmine koduväljaku mäng tulemas? Uute Estikate hooajaga hakkame jälle pihta nende kodumängude ja teiste mängudega. Milliseid turniiridest osa võetud on teil? Praegu lõpetasime me Estikate mängimise. Seal mängivad Eesti suht kõige paremad tiimid seal. Me mängime kõik siis kõigiga läbi ja siis lõpuks on play-offid ja finaalturniirid. Ja siis me käime ka mitte kogu aeg, aga vahest ikka käime ka turniiridel. Praegu tuleb ka juunis üks turniir Tartus. Ja ma veel lisaks lihtsalt Grete-Liisile, et Tartus tõesti me läheme Tartu Basket Cupile, mis on siis U14 tüdrukutele vanuses 2009 ja nooremad ja turniir on rahvusvaheline ja me siis üritamegi vähemalt kord hooaja jooksul käia ühel kas Eesti-sisesel turniiril, mis on koosneb siis nii Eesti kui välismaistest võistkondadest või siis käime ise välismaal, et enne selle hooaja algust siis käisime Soome turniiril, mis on üks Baltimaade suurim. Milline on olnud teie suurim võit? No suurimat võitu selles mõttes on raske välja tuua, et me otseselt Eesti meistrid ei ole, mingisugust suur turniiri niimoodi võitnud ei ole, aga kindlasti selliseid väikseid võite on, väikseid ja ütleme olulisi võite on sel hooajal kindlasti väga palju kogunenud, et võib-olla siinkohal oskabki Grete-Liis öelda paremini, et nagu tema kui mängija jaoks, mis need kõige ägedamad ja kõige olulisemad on olnud. Estikate siseselt see hooaeg läks meil päris kenasti, võitsime päris palju mänge, aga kõige ägedamad olid minu jaoks need, kui me võitsime Pärnut 1 punktiga. See oli siuke hästi hasartmäng, mis see 1 punkt oli lihtsalt nii äge ja võimas tunne, kui me nagu lõpuks saime selle ühe punktiga seda võidetud. Ja muidugi ka mängud, mis on meile võib-olla isegi pole võitnud, aga vähemalt hästi läinud ja kui Elisabeth meid ikka kiitnud on. Mis on teie plaanid suveks peale laagrite? Kas on tulemas mingid väljasõite või siukseid preemiareise? Ma ütlen sulle ausalt, et mul ei ole kindlat plaani. Me selles mõttes laagriplaanid on, meil on 2 laagrit plaanis ühesõnaga. Üks on selline rohkem üldkehalise ettevalmistuse laager. Eelmine aasta me käisime Jõulumäel, mis mulle ja ma arvan tüdrukutele ka väga meeldis, et seal on super tingimused ja elamine oli hea, trenni sai hästi teha, ujuda sai, süüa sai hästi, et kindlasti tahaks sinna tagasi minna ja siis üks saalis ka üks laager, aga ma arvan, et me käime mõned 3x3 võistlused suvel, mis toimuvad siis õues ja eks ütleme nii, et kui me sõidame kuskile teisele poole Eestit, näiteks Keilasse 3x3-le, siis otsest muud väljasõitu meil küll ei ole, aga kindlasti me läheme kuskile sööma, ujuma, et see tuleb pigem selline võistlusega koos väljasõit. Okei, aga kui palju inimesi on teil üldse tiimis? Tänasel päeval meil on alles 9 tüdrukut, et kui ma siin just üks päev oma peas mõtlesin ja lugesin, et me oleme siis trenni teinud 5 aastat ja kui ma oma peas lugesin neid inimesi, kes mul on trennist läbi käinud, siis mina sain 21 nägu, kellest on siis tänaseks päevaks 9 alles jäänud.
aga kas te ootate suvistele 3x3 mängudele pealtvaatajaid ka kaasa? No Grete-Liis, kas me ootame pealtvaatajaid? No ikka võiks tulla, aga kui on niisugune kaugem, siis ei tea, kas viitsib kogu aeg kaasa sõita niimoodi. No ma arvan, et tegelikult me ikka väga ootame või selles mõttes, et see hooaeg oli väga hea hooaeg ka, kus siis kõik lapsevanemad otsustasid, et nüüd nemad hakkavad peaaegu kõik käima meil välismängudel ka kaasas ja kohe on näha tüdrukute mängust ka, et kui on ikka oma fännklubi on kaasas, et sul on pea 15 inimest on kaasas ja kõik plaksutavad ja hõiskavad sinu poolt, et siis on lihtsam ka neid suuri Audenteseid ja Tartueid võita. Et see on hästi oluline, et alati on oma fännid ka kaasas. Seega pere ja sõbrad ja tuttavad on kõik oodatud? Jaa, alati. Mis on teie nõrgim lüli? See, et me mängude alguses ei saa üldse käima ennast, et nagu alguses sa vedama, pärast ei saa pidama. Ja ma arvan ka, et üks tõesti on need mängud algused kuidagi, tüdrukud on nagu hästi, ma ei tea, kas pinges või kuidagi selline ärevus ja stress on vist nii suur, et me alguses vastased on, ütleme, saavad ennast kiiresti ja käima, aga meie ärkame üles, siis on juba teine poolaeg ja siis on rong juba piltlikult öeldes sõidab teisele poole. Et kindlasti see agressiivsus ja võitluslikkus alguses, et kui ma olen tüdrukutele näiteid toonud, et me oleme 4 palli ümber, kõik kummardame palli võtmast ja vastane piltlikult öeldes tuleb, hüppab pikali, niidab meid maha ja võtab palli endale, et vot see on nagu võitlus. Et sisse sulamine on raske? Ja just selle mänguga ja tempoga ja rütmi ja kõigega kohanemine, ma arvan. Ja see, et nüüd tuled lähevad põlema, kohtunikud tulevad saali, et enam ei ole mingi nalja peale mängimine, siis vaid nüüd on nagu päris mäng. Aga mis on olnud kõige suuremad tiimid, mille vastu te olete mänginud? Audentes kindlasti, mis on Eesti, võitis ka võitis Eestikad ära, et kindlasti spordikool, suur spordikool ja kindlasti on seal head ja osavad mängijad ja Audentes kindlasti. Grete-Liis nimetas praegu, ütleme, Eestikatelt, kes on meil siis või selles mõttes põhikonkurent, et ta on kui me alati Audentese spordiklubi vastu läheme, siis see on teada, et see on suur spordiklubi ja et nendega saab alati raske olema, aga me oleme käinud ka rahvusvahelistel turniiridel, kus siis on olnud nii Soome parimad kui Läti parimad selle vanuse võistkonnad, et kindlasti rahvusvahelisel tasemel on tegelikult see tase veel kõrgem. Mis on olnud teie kõige suuremad vigastused või jah? Kas nagu tiimi peale? No üleüldiselt. Tiimi peale või kes teil kõige rohkem kogu aeg vigastab ennast ja nii? Jah. Või sul? Eks me kõik siin vahepeal oleme rivist väljas, aga tiimist on ilmselt Anna väänab endal kogu aeg hüppeliigest ja siis mõnel on see põlvetaiged ja kõik muud probleemid ka. Ja Anna on meil see, kuidas ma ütlen, katkine, ma ei tea, klaver vist, et kui ühest otsast saab terveks, siis juba teine ots nagu laguneb ära, et tema on meil tõesti kõige vigasem. Aga Grete-Liisil endal on siin hüppeliigestega probleeme, aga kõik sellised pisivigastused, ikka juhtub, ütleme nii, et spordis on see suhteliselt tavaline, et me saame vigastada, aga ja ei lähe need vigastused mitte kellestki mööda, lihtsalt küsimus on selles, et kui tõsiselt keegi saab. Aga vist peab üle vasakula 3 korda sülitama, aga õnneks sellist kõige suuremat ja tõsisemat traumat, mis on üldiselt põlvevigastused meie võistkonnas hetkel, veel ei ole õnneks olnud, et ma loodan, et ei tule ka. Loodame ka. Aga kui te lähete enne mängu, kui te lähete närvi, siis nagu mis see nagu rahussab maha või nagu, mis nagu võtab selle pingi maha enne kui mängu? Kindlasti see, kui juba esimesed minutid on ära olnud. Enne mängu on ikka siuke ärevus, et pigem saabki nagu mängu alguses, kui juba pall visatakse õhku ja siis sellest hetkest enam ei ole seda ärevust. Ja kindlasti Elisabeth ka üritab meid nagu maha rahustada enne mängu. Aga millised on treeneri mõtted mängu ajal? No minu peas käib kogu aeg 100 mõtet läbi, et
Seda on väga raske teile kirjeldada, et see on treeneri pea on nagu virvarr täielikult, et ma mõtlen ühte mõtet, et vot nüüd ma teen näiteks selle vahetuse või ma lähen sellise taktikaga, ma muudan midagi ja siis juhtub midagi ja siis on kõik täiesti risti vastupidi. Või minul on plaanis näiteks, et vot nüüd ma mängin niimoodi ja siis tuleb üks mäng, et treener ma ei saa enam, et vot ma sain vigastada. Et seda treeneri maailma on teile hästi raske siia nagu lahata, aga jah, ma ütleks, et emotsioonide, tunnete ja mõtete virvarr käib kogu aeg seal peas. Kui palju ja kus te rahvusvahelistel võistlustel käite ja või olete juba käinud? No praegu ongi tulemas see Tartu turniir, mis on selles mõttes rahvusvaheline, et ta küll toimub Eestis, aga lisaks Eesti võistkondadele meie tüdrukute vanuses siis osalevad ka Saksamaa klubi Berliini Alba, kes on siis selles mõttes ikkagi suur klubi, et neil on meeste võistkonnad, noorte võistkonnad kõik ja meeste klubi on neil siis Euroliiga võistkond lausa. Ja samal turniiril kohtume ka ühe Hispaania võistkonnaga. Siis nagu ma mainisin ka eelnevalt, siis eelmisel aastal 2022 augustis käisime Soomes ja kui me käime välisturniiril, siis seal ongi kõik välisvõistkonnad, et Soome võistkonnad põhiliselt, Eestist mõned ja seal olid ka Lätist. Ja iga-aastane Nordcup, kus meil sel aastal kahjuks ei ole võimalik osaleda, sest tüdrukud on tantsimas, siis seal on ka olnud alati isegi vist Leedust, Valgevenest võistkondi, ma arvan, kellega me oleme mänginud ja Soome-Läti on juba selline suhteliselt tavaline. Kas te olete rahvusvahelistel võistlustel mingeid kohti ka saavutanud? Parim koht on vist äkki olnudki Nordcupil 4. koht, et see rahvusvaheline võistlus on, ütleme, eestikatest ikka mõnes mõttes raskem, sest seal on tõesti kohal nii Soome parimad, Läti parimad, Eesti parimad, et meil on, ütleme, Eesti parimate ikkagi raskusi, siis rääkimata veel Soomest, Lätist, kus on korvpallitase isegi meie omast veidi kõrgem. Kas mõni mäng on nii halvasti ka läinud, et mõtled, et see ei ole võimalik lihtsalt? Minu jaoks on seda olukorda kahjuks väga tihti, et kui ma mõtlen lihtsalt, et see ei ole võimalik, meil on ettevalmistus hea, mänguks kõik on tehtud hästi ja me läheme väljakule ja mitte miski ei õnnestu. Et ma ei tea, Grete-Liis, kuidas sul? Ja kindlasti sama asi, et lihtsalt miski jookseb kokku ja lihtsalt ei õnnestu seda enam päästa ja mäng läheb lihtsalt tuksi. Kõige hullem ongi minu kui treeneri jaoks tunne siis, kui ma tean, et me läheme mängule, ma tean, et me oleme nüüd näiteks võtame selle sama Soome turniiri, siis 4 alagrupp, me saime 3 mängu, teadsin, et üks võistkond on sealt tugevam ja 12 on kas meist isegi nõrgemad või sellised täiesti võrdsed vastased ja me lõpuks saime sealt alagrupist ainult 1 võidu ja mängisime lõpuks siis Soome turniiril eelviimase koha peale. Et me saime siis eelviimase koha ja võitsime siis viimast kohta seal äkki 40 punktiga, mis näitab, et tegelikult me ei oleks pidanud seal viimaste kohtade peale mängima, et meie tase oli kõvasti kõrgem. Kas teil on enne mänge mingi traditsioone või siukseid asju, mida te kindlalt teete ja nii? Enne mängu otseselt ei ole. Räägime ikka asjad läbi, kuidas mängul võiks minna, aga pärast mängu, kui me oleme kaugemal, kui me kaugemal käime mängimas, siis ikka käime söömas ja nagu võib-olla vahepeal käime kinos ja siukestes kohtades ka. Mis on teie tavalised mõtted pärast mängu? Oleneb, kuidas mäng on läinud. Kui on ikka hästi läinud, siis on ikka päris hea tuju pärast, aga kui me peale mängu reegelt tappa saame ja siis sõimata saame, et siis ei ole eriti hea olla. Jaa, ütleme siis, kui on võit ja tuleme välismängult, siis on bussis ikka kõva laul on ja Emma Moori maja on meil selline tavaline, aga siis, kui on kaotus, siis on paraku pigem selline matuse meeleolu, aga kuna ikkagi tüdrukud on suhteliselt elavad ja saavad omavahel hästi läbi, siis paha tuju läheb suhteliselt kiiresti ära, et imaväreks on juba tavaliselt päris hea olla. Aga mis teie korvpallivormi värvid täpsemalt tähistavad, et miks te just need värvid valisite? Millest on see vorm inspireeritud? Jah.
tead, ma ütlen ausalt, et meil midagi sellist konkreetselt ei ole, et kui vormid said või ühesõnaga me panime võistkonna kokku, otsustasime, et nüüd oleks aeg siis hakata ka võistlema, siis tuligi valida vorm. Ja selline tüdrukutel ei ole otseselt klassikalist vormivärvi, aga ma mõtlesin midagi sellist, ma ei taha kindlasti, et see oleks roosa ja ta pidi olema midagi sellist, mis nagu sobiks tüdrukutele ka. aga miks see just roosa ei võinud olla? Tead, selle roosaga on nii, et kui võib-olla ühel hetkel nad on väikesed seal algklassides ja kõigi lemmikvärv on roosa ja kõik roosa on nii äge, siis ühel hetkel, kui nad on sellises vanuses võib-olla kui täna, siis nad ütlevad, et see roosa on nagu ilgelt nõme ja me seda enam selga ei pane, et meie vormid on paraku nii, et need, millega me alustasime, need samad vormid ja ütleme, see värv, see kõik on meil jäänud ja lihtsalt vormide suurused on nüüd suuremad, aga meil on ka pisikesed vormid, nende vanad vormid veel alles, et nendega saavad pisemad Abja korvpalliklubi lapsed käia võistlustel. Nii et kui trenni tuled, siis päris enda vormi kohe ei saa? Ei, sellega jah, kohe ütleme kindlasti ei saa, et see on pigem vormi saab juba see, kes on tõesti pikemalt käinud ja ütleme esimeseks võistluseks valmis, et siis on talle ka vorm olemas. Kas ootate ka uusi mängijaid oma tiimi? No hetkel selles mõttes minule teadaolevalt ei ole meil kedagi liitumas, aga kui keegi nüüd peale seda podcasti tunneb, et tema ikkagi tahaks tulla korvpalli ja arvab, et 4 korda nädalast on valmis panustama ja kõvasti treenima, siis uuest hooajast olete kõik oodatud ja kui te tunnete, et te isegi tahaksite varem alustada, siis võtke aga minuga julgelt ühendust ja saab juba sel hooajal tulla, sest isegi suvel meil on kindlasti mõni laager ees ootamas, et saab juba, mida varem liitute, ühesõnaga seda lihtsam on sisse sulanduda võistkonda. Aga aitäh teile tulemast!